tere päevast! Nüüd on aeg see nädala kooliuudised. 15. novembril külastasid meid Tallinna vangla töötajad. Koostöös Tööandjate Keskliiduga lähevad 15 Astangu õppijaid veel sellel aastal töövarjupäevale. Astangu teenuste konsulant Kristiina puhkab 20. november kuni 1. detsembrini. Infolauas asendavad teda teised Astangu töötajad. Aga nüüd tuleb meie põhiuudised. 28. novembril teisipäeval 4-6 toimub Astangul saali hokivõistlus Sport kõigile. Omavahel on võistlemas mitte ainult meie töötajaid ja õppijad, aga ka Eesti tuntud inimesed. Tuntud inimestest on tulemas näiteks Superstaari saates tuntud lauljad Keter Jaani, Kertu Papo ja Televiira ning saatejuht ja poliitik Viktoria Laad-Õngsraja. Kõik on oodatud kaasa elama ja toetust avaldama. Pääsvõistlus toimub midagi meeldivad, näiteks kringlid ja disko. Neiteist kuni 28. november on esimese koose koridoris üleval näitus TA15 ja 16 äriideedest. Ideed on valminud ettevõitluse tundide raames. Olete oodatud ideega tutvuma ja hääletama teie arvatest parima poolt. Fuajes on laual hääletuskast ja sedelid. Tulemused tehakse teatavaks 30. novembril, niisiis aitage valida parim äriidee. Järgmisel aastal toimuvad Astangul remontitööd. Vaadatakse ja kohastatakse basseini sisu ning T-korpuse ruumide ventilatsioone. Värvitatakse T-korpuse fuaje, teine korruse ja A-korpuse koridorid ning pluss veel spordisaal. Välissisekäikude juures tehakse vee äravooluks kalle. Söökla köögis taastatakse ja asendatakse ventilatsioonijuhtmed. Ja nüüd tuleb meie tervise uudised. Gripihooaeg on alanud. Gripiviirus levib peamiselt kokkupuutel nakatunud inimesega, näiteks aevastades, kõhides, käteldes, kuid samuti esemete kaudu. Gripisümptomideks on haiguse äkiline algus. Haigestunud inimesel tekib kõrge palavik, mis on 38 kraadi ja rohkem. Palavikule lisanduvad kõha, peavalu, kurgu ja lihasvalu või hingamisraskused. Kõige kindlama kaitse gripi vastu annab vaktsineerimine, kuid haiguse ennestamiseks on oluline meeles pidada ka järgmist. Nüüd tähelepanu, kõrvad lahti ja pea meeles, sest järgmised punktid aitavad gripi ära hoida. Pese käsi. Kui tunned, et hakkad haigeks jääma, võta ühendust perearstiga. Ära käi haigena tööl, sest nii nakatad ka teisi ning pikendad ja raskendad oma haiguse kuldu. Aevastades või kõhhides kata suu ja nina. Väldi lähedast kontakti haige inimesega. Väldi suu, nina ja silmade puudutamist. Pisikud levivad sageli siis, kui puudutatakse nendega kaetud esemeid ning seejärel oma nägu. Ja viimane, toidu tervislikult, maga korralikult, väldi stressi ja tee piisavalt sporti.
Ja üks asi veel. Kui te soovite teada selle nädala söögamenüüd, saate lugeda alltelekast võitsendid, mis asuvad sööglas ja esimene koose lifti juures. Tänaseks on kõik, olen Lennart Kaikk, soovin teile head kooli jätku.